olete siin kohtumisel laagris rääkinud rohkem tasaarendust, mina räägin ringmajandusest, mis tegelikult need kaks teemat on omavahel väga tugevalt seotud, sest ma alati jõuan selle teema juurde läbi lineaarse majanduse. Ehk siis praegu me oleme väga paljudes valdkondades seal, kus kohas meie tootmine nõuab väga palju sisendit ja tarbimine tekitab väga palju jäätmeid. Ja see ei ole jätkusuutlik. Aga seda ettekannet ma olen teinud päris mitu korda juba ja iga kord, kui ma seda ettekannet teen, siis ma saan aina rõõmustada, et kuulajaskond on iga korraga üha teadlikum. Ma ei pea selle slaidi juures tihtipeale väga pikalt üldse peatumagi, saangi öelda, et see ei ole see, kus me olla tahame. Me tahame olla kuskil mujal. Selle lineaarse majanduse võtab hästi kokku see, et me inimestena kasutame loodusarvelt kiirlaenu. Seda on maru lihtne võtta, väga lihtne tarbida, aga seda on sigakeeruline tagasi maksta. Ja tegelikult, kui lugeda Eesti kohta meedias olevat statistikat, siis on mitmeid viiteid sellele, et eestlased on Põhja- ja Baltimaade kõige kehvemad krediidisorteerijad, kõige suuremad plastpakendite ostjad, peaaegu kõige suuremad lihasööjad, ainult leedukad söövad neist rohkem liha. Ja tegelikult me oleme ka suurimad kliimakriisi eitajad. Ja tegelikult ka väga kasinad mahetoodete tarbijad, et eestlaste kohta see statistika on üsna selline hapu. See on ilus pilt. Aga miks siis eestlased on tagurlikud? Kus kohast see tuleb? Me ju teame, et me teeme ära sünnipaa. Meil on ju World Clean Up Day on siit alguses saanud. Kogu maailm koristab selle järgi, et eestlased tegid vägevat talgud. Ja siis üks meie brändingu nurgakividest on see, et Eestis on puhas loodus, tulge, nautige, siin on rabad, siin on metsad, siin on oi-oi-ilus. Ja samas ma just lugesin teile ette statistika, kus kohas on kirjas, et eestlased ostavad pakendit ja treerid prügi ja söövad palju liha. Et miks me siis oleme? Ometi me peame ennast hästi suureks loodusrahvaks, et minu jaoks tekkis selles kohas hästi tugev konflikt. Neist on prügimäed hästi ära peidetud. On ära peidetud, jah. Ja ma tunnen ka, et see kontseptsioon on Eestis rahvuslik rohepesu tegelikult. Ja et me täidame oma seda uskumust sellest rohelisest Eestist sellega, et me käime looduses matkal ja korjame seeni ja korjame marju ja oleme hästi keskkonnasõbralikud. Meil on suvilad mere ääres, kus kohas me saame mõnusalt päikese käes oma D-vitamiini kätte ja siis sõidame oma autoga linna tagasi. Lähme autoga tööle ja lähme lasteaeda lastele ka veel autoga järgi. Ja üks kord aastas me teeme ära talgitel ka. Kõva loodusrahvas. No ja siis tuli siin on üks suur punane märknud. Siis rääkib. Mul tuli üks hetk endal ka täielik error ette. Me ei ole mingid loodushoidjad, me ei ole mingisugune loodusrahvas. Me oleme kõige suuremad looduse tarbijad. Ja tegelikult me oleme üldse väga suured tarbijad, mitte ainult looduse tarbijad, vaid väga suured tarbijad, väga väikesed materjalide ringlusse võtjad ja samas tegelikult oli meie kõigi roll hoida keskkonda ja tarbida mõistlikult. Ja õnneks on Keskkonnaministeerium sellest väga hästi aru saanud. Aga meie moto siis vähemalt minu osakonnas on see, et ringmajandus on hea võimalus muuta keskkonnaalased väljakutsed majanduslikeks võimalusteks. Ja sellest võiks võita nii keskkond, nii tarbija, ettevõtja kui ka riik. Siin on igavesti pikk nimekiri tegevustest, mida võiks ja peaks tegema, aga need on sellised toote eluiga, see on lihtsalt selline väljend. Kõik see tuleb sisustada. Tarbimisharjumused, mis see tähendab, kus me teame, kus see õige ja vale valik siis on. Aga ma arvan, et need võtmesõnad ikkagi aitavad ka otsustajatel teha neid valikuid oma tegevuste edasiviimiseks. Me võime selle slaidi juurde pärast arutelust tagasi tulla ja mõelda nende märksõnade taha ka reaalseid tegevusi. See karikatuur mulle on tegelikult meeldinud.
siin on ülesanne, ronige puu otsa, aga kõigi võimekus on ju väga erinev. Ja sama tuleb tegelikult mõelda ka riigi vaates. Meil on eraisikud, meil on kohalikud omavalitsused, meil on ettevõtjad, meil on MTÜ-d ja kõigil on oma tase, kus kohas nad on. Kõigil on oma erinevad võimalused ja me ei saa oodata, et kõik hüppavad nüüd korraga täpselt nii kaugele, kui ideaalses maailmas me seda soovime. Et me teame, et sammu haaval, nii on kõige kindlam, et kõik jõuavad sinna finišisse. Ja sellepärast me ministeeriumis oleme ka otsustanud, et seda tuleb teha väga süstemaatiliselt, piisavalt kiiresti, aga samas parasjagu aeglaselt, et keegi rongis maha ei jääks. Sest tihtipeale on see oht, et kui sa lähed väga entusiastlikult edasi, siis tekivad need, kes tunnevad, et nad ei saa aru, ja siis tekib see, et nad ei oska, siis tekib see, et nad ei taha ka, ja siis on vaja sellele vastu hakata võitlema. Siis me teeme tasapisi. Ja tasapisi tähendab meie jaoks ametnike maailmas seda, et me koostame ringmajanduse arengukava ja sinna juurde tegevusplaani. Arengukava on tänaseks kasvanud ringmajanduse valgeks paberiks, saime koroonast inspiratsiooni ja arengukavad tihtipeale siiani on olnud sellised pikad, 20 lehekülge, natuke segast infot, siis see valge paberi kontseptsioon meile kuidagi tundus hästi sobivad, kus kohas on ringmajanduse 10 käsku, mida siis igaüks saab enda jaoks rakenduma panna ja tegevuskavas on siis parimad näited selle kohta, kuidas keegi juba on teinud või kuidas välismaal on tehtud. Aga selleks, et selline struktuur püsti panna või need dokumendid püsti panna, leiame, et juba esimestes etappides on hästi oluline kõik paati saada. Ja ringmajandus on praegu Keskkonnaministeeriumi all, aga Keskkonnaministeerium, keskkonnaminister, mina üksi, meie häälest ei piisa. Meil on vaja kõik ministeeriumid saada ühtemoodi mõtlema, samas suunas liikuma. Ja praegu on hästi tihti seda, et tegevused toimuvad ametnike keeles silotornides, üks ühes otsas, teine teises otsas, keegi kuskil teeb midagi ja need silotornid omavahel ei suhtle. Sellepärast me otsustasime, et loome ringmajanduse juhtrühma, kuhu kuuluvad kõik ministeeriumid, Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, kes muidu ringmajanduse peale või keskkonna peale absoluutselt ei mõtle. Siis me tahtsime, et nemad on ka raudselt paadis, saime nad paati ja mitte ametnike tasandil, vaid kantslerite ja asekantslerite tasandil. Ja nemad on siis Keskkonnaministeeriumi küll juhtida ja meie initsieerime koosolekuid ja küsime nendelt siis seda sisendit, aga meil on hästi suur rõõm, et see tõesti töötab, kui meil on kohtumisel kõik ministeeriumid laua taga ja see on minu arust üks päris suur võit, et me teeme seda koos. Aga juhtrühm juba esimesel kohtumisel sai aru, et ega nemad ringmajandust mitte midagi ei tea. Nemad on täitsa hädas, siis me oleme käinud oma osakonnaga erinevates ministeeriumites siis rääkimas, mis see siis on, mis me ootame tulevikust. Aga nad ikka ütlesid, et nemad ei julge otsuseid teha mingites kohtades, kus neil teadmisi ei ole ja nemad palusid, et meile tuleks appi ekspertkokku. Ja ekspertkokku siis kuulub täna 13 eksperti, kes on valitud siis nii juhtrühma kui Keskkonnaministeeriumi poolt. Ja sinna kuuluvad inimesed alates sotsiaalteemadest, inimesed, kes tegelevad välismaiste küsimustega, finantsmaailma inimesed, pangandusest, rahvast, et see on hästi selline lai. Ja nende ülesanne on justkui see, et kui tuleb mõni idee, mida võiks rakendada, siis nemad vaatavad oma valdkonnast hästi kitsalt, mida see tooks näiteks tööhõivele kaasa, mida see tooks kaasa just finantsmaailmas, kuidas see põllumajandust mõjutab, kuidas see loodusvarasid mõjutab, et me ei tahtnud, et see oleks keskkonnateemaline, me tahtsime, et see oleks hästi lai. Ja sellise ekspertkogu me siis nõuandvaks rakenduseks ja kõival moodustasimegi. Aga minu jaoks kõige huvitavam on see liivakella alumine ots, kus on töörühmad. Ja töörühmades siis kuuluvad kõik huvilised, kaasamõtlejad, kellel vähegi on huvi ringmajanduse teemadel oma hääl kajama panna. Ja miks mitte ka kõik teie ei võiks sinna kuuluda.
Töörühmasid on tänaseks koos käimas 6 tükki. Näiteks on kestlik kultuuriteemad, kus kohas arutatakse nii ürituste korraldamist, kuidas seda riigi tasandil suunata. Samas seal on ka kestlikult kultuuri alt see, kuidas printimisest tulenevat keskkonna jalajälge vähendada, sest tuleb välja, et orkestritel igaks esinemiseks on vaja siuke pangakas noote välja printida ja neid noote uuesti ei kasutata, sest järgmine kord on juba uus formaat. Et siis nemad üritavad sellele oma väiksele probleemile lahendust leida, samas ka muuseumid, et kuidas nemad oma materjale saavad jagada nii nagu soovivad. Lisaks meil on ka seal toidujäätmetega tegelevad rakuke, meil on seal ehitus-lahutusjäätmetega tegelevad rakukesed, aga samas ka sellised suuremad, näiteks teabevahetuse rakkerühm, kus kohas üritatakse siis sellist ühist kommunikatsiooni nii ettevõtete kui ka teiste organisatsioonide ja ministeeriumide vahel ühtlustada. Kuigi tihtipeale on see, et ministeerium on see aeglane suur laev, mille keeramine jõel on hästi keeruline ja siis need väiksed mootorpaadid, eraettevõtted ja saavad hästi kiirustada muutusid ja otsuseid teha. Siis koos siis püüamegi selle teabevahetusega kuidagi ühtsemaks saada. Ja initsiatiiv nende töörühmade tegemiseks võib tulla ükskõik kellelt tegelikult. Samas meil on sellised prioriteetsed valdkonnad, mille pakkusid välja kõik ministeeriumid, et mis teemadel nemad tahavad tegeleda. Päris paljud rakkerühmad on tulnud Vabariigi Valitsuse tööplaanist, et Vabariigi Valitsus paneb siis, kui nad ametisse tulevad, paika oma 4-aastaku plaani, et sealt neid ülesandeid täita. Kasutavad sellist kaasamise vormi ära. Aga kõik need koosolekud, mis selle raamis tekivad ja kõik need arutelud ja ettepanekud, me siis anname nii ekspertkoguna kui ka juhtrühmale kaalumiseks, et missugusel kujul ja kuidas me saame neid ringmajanduse arengudokumendis kasutada. Nii, siin on ajakava, mis on veidi aegunud, aga eks ma siis ütleme, mis siin aegunud on. Ja tõesti, me oleme valgepaberi koostamisega alustanud. Meil kohe räägin uuringust. See valgepaber on siis kohag lehekülge? Ta on 5-6 lehekülge. Seal on natuke seda välismaist tausta, miks me seda teeme. Ja siis seal on need 10 käsku, mida siis igalõpp, see 10 käsku on midagi siuke veider välja. Tegelikult ei ole see 10, võib-olla on 12, võib-olla on 8. Vaatame, kuidas kujuneb. Aga me tahame, et need oleks nii piisavalt laiad, aga samas ka nende mõõdikute ja seiratavate andmetega kontrollitavad. Me praegu tõesti paneme seda suve jooksul hooga kokku. Ministeeriumid on meile öelnud, mis on nende jaoks need olulised teemad, mis seal olema peavad. Ja siis on ministeeriumis Keskkonnaministeeriumis siis oma know-how'ga sügisel siis proovime juhtrühmale seda maha müüa. Ma saan õigesti aru, et kõik ministeeriumid on kaasatud siin arengukava koostamist samuti või on nad lihtsalt lisanud paar ideed? Jah, nad on lisanud oma sisendi, paar ideed, mõni väga põhjalikult, mõni vähem. Aga me ei võta ühtegi otsust või dokumenti vastu enne, kui ministeeriumid ei ole seda läbi luganud, oma tagasisidet andnud ja täiendanud. Et see protsess on meil veel ees, et praegu on see esimene draftimine alles. Seda see uuring oli? Jah, uuringut on kohe jõuan, aga see nüüd pidi valmis saama märtsis, tegelikult see valmis täna. Just sain viimase dokumendi kätte. Nii et läks ajast üle, aga nüüd on siis käes, ma jõuan selle juurde kohe. Siis on siin kirjas, et novembris on ringmajanduse 3. konverents. Tegelikult olete konverentsil oodatud 2022 aasta jaanuaris. Ja kogu see krempel nüüd kokku panna, siis ma näengi, et on 4 sammast. On nüüd uuringus. 2019 aastal tegime indikaatori uuringu, kus kohas siis Eesti jaoks pandi paika sellised mõõdikud, mille järgi me saame oma arengut seirata. Ja siis on see hetkeolukorra kaardistamine, mis nüüd täna valmis sai, kus kohas me siis 6-7 teemal tegime ringmajanduse hetkeolukorra, potentsiaalse tuleviku parima olukorra ja kõige optimaalsema olukorra kaardistuse. Siis on üks asi nagu EMP ringmajanduse tegevused. See on Norra toetusprojekt, kus Eesti nüüd sai rahastuse. Norra on meie doonorriik, kes annab meile ringmajanduse jaoks 3 aasta jooksul raha
et me saaksime korraldada koolidele konkursse, et me saaksime kohalikud omavalitsused läbi käia, et nende arengudokumentides ja nende tegevustes ringmajandus siis ülespoole tõsta. Mis nad süütist asjad? Kuidas see tuleb? Kus see tuleb? Norra nagu lihtsalt, et ei ole kuulnud väga, et riigid nagu niisama raha üksteise. Niisama ei annagi, me pidime pikka aega küsima. Aga see on Euroopa toimimismehhanism, et tugevamad riigid aitavad nõrgemaid järgi, et meil oleks üks tugev liit. Kui sul maa seest raha lihtsalt tuleb välja, siis sa tunned veits süüd nende eest, kellel ei tule. No ma usun, et Norral on neid küsijaid väga palju, et kus see Eesti nagu see sai on väga suure töö tulemus. Ja nemad siis ka pakuvad meile konsultatsiooni oma ekspertide abil. Seal on veel tegevusi, alates ka paaris konverentsist, sellised nagu Lillu, aga samas selle sama programmi raames me 10 valdkonnas paneme paika ka keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid, mida siis tulevikus kasutada. Ja siis on üsna suur programm, 3 aastat, isegi 4, mis siis aitab tõenäoliselt Eestit väga kaugele, samamoodi see arengudokumendi kokkupanemine on nende poolt siis ka toetatud või aitavad selle struktuuri paremini meil paika panna. Lisaks sellele ma Euroopa Liidu algatustest täna väga pikalt rääkida ei taha, aga sealt tuleb meeletult erinevaid materjale. Praegu on näiteks tekstiilistrateegia kokkupanemine, just lõppes kestliku tootepoliitika kokkupanemine, nüüd on täiesti uus algatus, on Euroopa Bauhaus, mis siis neid monofunktsionaalseid ruume või linnakuid või tööstusparke, kus kohas, mis on võib-olla maha jäetud või mis ongi monofunktsionaalsed, näiteks ülikooli linnakud, mis on väga hooajalise kasutusega, kuidas neid siis elavdada muul ajal, kuidas leida asjadele mitmekülgsem kasutus, Kreenholmi manufaktuuri näiteks ülesehitamine uuesti, seal on küll mõned töötoakesed, nagu on Tallinnas Põhjala tehases, aga kuidas see teha selliseks vägevaks, keskkonnasõbralikuks kultuurikeskuseks, mis iganes. Tõsta efektiivsust. Jah. Ja siis on see, mis ma siin ikka rääkisin, see juhtimise ekspertkogu töörühmad. Võtta kasutusse nii nagu ajal, kuidas ei saa niisama. Jah, just. Aga siis see uuring. Selle tegi meile Tehnopolis ja küsisime siis plasti, tekstiilitööstuse, ehitussektori ja puidu, ehitussektori ja toidutööstuse tõesti sellist tulevikupotentsiaali võimekust ja seda, et mida on vaja teha, et me jõuaksime 5 aastaga kui kaugele, 10 aastaga kui kaugele ja kuhu me üldse jõuda tahame, mis ideaalne olukord Eesti jaoks on. Et ideaalne on loomulikult see, et kogu ressurss on 100% ringlusse võetud, mitte midagi kuskil raisku ei lähe, olmejäätmeid ei teki, mida ringisse võtta ei saa, aga see ei ole majanduslikult, sotsiaalmajanduslikult mõistlik, et siis tuleb leida see tasakaal ja seda see töö meile siis just andiski. Teenindussektor, kus juures väga huvitavalt jaguneb veel ilutööstuseks, kaubanduskeskuste ja majutusasutuste analüüsiks, et sellised huvitavad valdkonnad, kus kohas Eestil võiks potentsiaali olla. Ja siis ka jäätmevaldkonna tulevikuanalüüs, aga mina ei armasta jäätmetest rääkida, mulle meeldib rääkida rohkem ressurssidest. Ja ma ei tea, kui palju teist on käinud Keskkonnaministeeriumi ringmajanduse kodulehel. Meil on selline ringmajanduse pesake, kus kohas on kogu see arengukava loomise jutt on pikemalt lahti kirjutatud, seal on ka kõikide kohtumiste protokollid, mida saab lugeda, mida on otsustatud. Sealt sa saad anda märku, et ma tahan ka rääkima tulla, anna mulle võimalus. Hoian seal kogu aeg infot erinevate rahastus- ja toetusvõimaluste kohta, nii Euroopast kui Eestist, et kus kohas saaks ettevõtte või organisatsioon keskkonna või ringmajanduse meetmete jaoks raha. Sinna oleme koondanud Eesti tublimad ettevõtjad, kui teil on mõni peas, kes on ka hästi tubli ja oma ressursse mõistlikult majandada, see kodulehel ei ole, siis mulle palun kirjutage. Teen neist artikli ja promon neid.
siis on seal lahenduste lahtrike või sihuke pesa, kus kohas on nii ökomärgisest juttu kui ka ressursitõhususe meetmest ja erinevad siis välismaised abimaterjalid, just uuringute ja analüüside selline kogu. Ja kui on mõni põnev üritus, siis panen selle sinna kalendrisse ja jagame siis uudiseid just ringmajanduse ja Eesti algatuste innovatsiooni teemadel. Siin ma tahaksin teie käest küsida. Keskkonnaministeerium 2 aastat tagasi, 1,5 aastat tagasi, kui ma tööle tulin, oli pannud paika sellised eesmärgid. Ja meil 2021 aasta lõpuks on ringmajanduse arengudokument ja meil on mõõdikud ja meil on süsteemide lähenemine. No selle me oleme enam saavutanud, me teame, mis me nüüd teeme, et me lihtsalt ei koba pimeduses, meil on enam suund selge, meil on ministeeriumis süsteemide lähenemine olemas, aga see teine just, mis on siis 14 aasta pärast. Et Eestis on juurdunud ringmajanduse mudelil baseeruv mõttelaadi ettevõtlus. Meil on siuke suur eesmärk. Minu arust ei ole see üldse ambitsioonikas. Minu arust on see üsna sisutühi. Mina ei tea, mis me selle lausega mõtleme ja mina olen täiesti kindel, et Eesti on palju võimekam ja palju konkreetsemalt oma eesmärke seada suutab. Ja see on ka natuke minu see agenda, millega ma käin nii ministeeriumites, nii seda arengukava loomist koordineerin, et paneme Eestile vägevad eesmärgid. Soome eesmärk on, me oleme Euroopa kõige ringmajandavam riik. See on ka slogan, aga see on vähemalt võimas slogan. Mul tuleb kananahk peale, kui ma mõtlen, et Eesti võiks olla see lipulaev. Aga meil on mõttelaadi ettevõtlus, mis on juurdunud ringmajandus. See on mõnes mõttes juba täna saavutatud, et kui olete põlevkivisektorit, siis ütleb, CO2 ei ole halb, seda mis kinni püüda. Ja just. Me ei saa seda kuidagi teha tehniliselt, aga mõttelaad on olemas. Jah, seda saab mingil määral painutada, et tänapäeval juba mõttelaad. Jah, just. Just seda eesmärgid, mis on juba täidetud. See on juba võit, see on nagu... Mulle see moto hästi meeldib, tegelikult on ka mu viimane slaid, et kui sa teed alati seda, mida sa oled alati teinud, siis sa saad ka tulemused, mida sa oled alati teinud.